te arvate, millest seda selliseid valmistati? Lambasõli, põhk ja savi. Hobusega tallati kõik sitkeks, valati nendesse vormidesse, päikese käes kuivatati ära ja siis laoti seina. Ema isa oli ka Puhja Kösterkooli õpetaja, tema mind ristis hiljem ka. Ja aga isa poolt, selle vanaema isa oli Patküla kooli juhataja ja tema see Märt Jakobson, kes Kreutzwaldil ja need kogus ka rahvaluulet. Ükskord leidsin üles, et kas oli esimese klassis ja lõpikus või Märt Jakobson ka seal olema. Aga nemad olid siis vanaema abielus Hiiopiga ja siis oli nii, et täditütred rääkisid, et kui emaga seal abielusid 36. aastal, et üks külaline ütel, et lambi toodud, aga muidugi nendel oli ka kõik õpetajad, aga üks siis oli öelnud, et lamp oli küll olemas, aga kuppel pandi peale. Niimoodi. Ma ise naeran, et on meil taandareng. Aga kui see eellugu oli nüüd jah, et isa oli 44. aastal juba vahistatud kui vabadussõjalane. Siis oli niimoodi, et kodus ka seal tapeti sigad seal ja siis viidi seal, ta oli Valgas oli ja siis oli niimoodi, mina olin siis juba 5-aastane ja ma ei tea, võib-olla sain siis veel 5-aastane, see kindlasti ikka 5 juba olin. Ja siis ema viis selle anti nendele seal nagu pestis selle ja siis ma sain tema juures isegi seal olla terve öö ja ma nii palju peaks ka ütlema, et õde läks mini otsa ja mul oli veel üks vend, kes me pidime sõja selle liini eest koormate otsas seal ära sõitma ja siis vend jäi difteeriasse ja ravi ei olnud ja siis ta maeti enne metsa, siis koduaeda, siis alles Helme kalmistule sai niimoodi. See oli meie selle noorema venna ja selle meie vahel, ta oli seal ja õele õpetati, pidi kooli minema sügisel, 7 oli, ta oli detsembris sündinud, nii et ja kui ema õpetas talle lugemist ja tähti ja mina olin vaikne ja seal laua all ja siis vaatasin, ühesõnaga kuulasin tähelepanelikult ja pärast vaatasin, olid neid ka proovisin ja siis ja kuidagi ma lugesingi seal, ma mäletan, see raamat Muna üks oli selline ja väljas siis kõva aega seal lugesin, aga mul tädi me elasime Võndra talu oli see, nii et Pikasilla oli 3 kilomeetrit, Tõrva 10 kilomeetrit ja siis oli selline lugu, et seal kõva häälega lugenud ja ta vaatab, Erna Veitol, ta oli ka seal, oli selle skulptor ja niimoodi hiljem Tallinnast. Ja siis ütleb, et mis sa teed siin? Ma ütlen, loen. Ma veel 5 ei olnud. Ja tema mõtles, et peas küsis, et mis sõna see on. Ja lugesin õigesti, siis ta viis käe kõrvalt tuppa, et kuulge, kas te teate ka, et teil tüdruk loeb juba. Et siis ma sain hirmsa selle lugemise, ma igal pool vaikselt seal tahtsin olla ja niimoodi. Ja isale, kui õigesti, ma mäletan isale vanglasse kirjutasin, minul olid memm ja taat, mitte nemad õpetas, mitte nemad, et isa ja ema. Ja siis mina kirjutasin kallis tätikene sinna. Aga see on mul meeles, seal sai süüa ja veel isaga siis koos magasin seal, ema ei saanud. Kas oli viimane kord, kui te isa nägite? Ja siis üks
kaasvang, mul on meeles veel enne Sibirisse viimast, et kirjutas, et ta jäi tüüfusesse ja siis visati, ma sain aru, nagu uuraliike. Aga kus tädi lastes ütles, et ei, et ta visati Ohota-merre ja kui ma nüüd uuel ajal proovisin seal teada saada, kuidas ta siis seal sai surma, siis Rakveres seal öeldi, et ta võib-olla ei tahtnudki koju tulla, et oli uus pere. Ma läksin Tallinnaga kadega joonud selle Marju Lauristina juurde, ma tahtsin, et 1900 on ta sündinud ja ei, sellist ei ole ja nüüd ma ei teagi, mis see õige on. Ja vot sedasi. Aga emavend oli selle Vabadussõjas fotokorrespondent ja tema oli ka see tsirkuses, ta töötas mostkunstnik ja niimoodi. Ja mis ma seda nüüd räägin, et me käisime karjas ja ühesõnaga õde, minu kord oli tegelikult minna ja ütles, et mina ikka lähen, et ma sain uue kleidi ka ja et lähen ikka. Ega mul siis ka selle vastu polnud, aga meil oli siis nagu see Uusmasa ja ei, see oli nende karjapoiss ja ega me päris üksi ei läinud nii noorelt, meil oli tädi oli abielus kindral Sootsi vennaga, kui nii võtta, et see vanaema ja siis Sootsi ema, need olid õed ka veel olnud nii, et mitme, ja ta ütles ka, et nagu sugulasabielu olid tädi või lapsi. Siis te olite mitmed pidi, et olite küüditatute nimekirjas igal juhul, et see... Ma ei tea, kas nad seda kõike... välja raalisid. Jah, et sellega ja... Aga mida te ise mäletate küüditamisest? Kuidas see küüditamine ma olin 9-aastane ja siis me olin juba siis teises klassis ühe veerandi vene keelt ka õppinud. Muide, meil olid kuskil seal lõpus need sõjavange, need 2 ukrainlast, need suveks tööle ja emal on kirjutatud, ema on päevikut ka pidanud ja seal oli öeldud, et ei tohi neid toita ega midagi sakslaste poolt. Aga isa oli öelnud niimoodi, et ei tohi neile midagi anda, mitte toita lubati, et ei midagi anda. Et ega mina ei annagi, ma panen, nad ise võtavad. Siis sellega niimoodi, et sai. Ja siis mind saadeti, heinateol olid nad, kutsuma kuušaid, seda sõna me teadsime ka veel. Ja õega me siis ka oma meelest nagu pudi igasugust keeltega ja liigutustega me siis omavahel nagu lobisesime ka nagu vene keeles. Ja mul olid siis need teised klassi, need tähed olid selge, esimene luuletus on mul ka peas, mis ma õppisin, kui tahate kuulda, ma võin öelda. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вдруг охотник убегает, прямо в зайчика стреляет, пив-пав, oi-oi-oi, убегает зайчик мой. Ega me nüüd kõiki neid ei teadnud, aga see Lisa ja Valkvoojad olid ka. Ja minu tädi, neil oli 7-lapseline pere ja tema oli kõige vanem ja kui see kõige noorem õde sündis, siis nagu lapse selle sündis ja siis ta 2 nädalat elas ja suri ära, nii et see 16-aastane ja seal oli tädi ka aitas neid ja millest ma enne rääkisin. 49. aastal. Jah. Ja siis... See on aru, et tädi tuligi teil vabatahtlikuna kaasa siis. Ja siis ta ütles, et mis tuo vene keel on? Tartu tii on toroga, kirjulehm on korova, meie koer on sabaga, labakinnas rukavitsa, püksinööp on puukavitsa. Tee on sai ja sai on pulk ja mina mõtlesin, et ma olen
mina oskan seda vene keelt ju hästi ja ma tean ikka see Volkvoojat ja noh, need osad neid tähti ka ja nüüd pärast tuletage meelde, et ma seal kooli pärast räägin. Aga oligi, mul on isegi kaasas see ema kohta üks, tema ema oli, no enne ma veel, ei, see on ainult laulikud. Ema oli, noh, ühesõnaga nad abiellusid 36. aastal ja ema töötas Puhjakoolis, enne oli ka väliskool. Ja siis, kuna isa oli sellest vabadussõjast osa võtnud, siis ta sai tasuta ülikoolis käia. Ja siis tasuta ülikool ja siis ta määrati tööle Tallinnasse. Ta oli seal, mis selle nimi, kus nad nüüd no igasugune astronoomiaga midagi seal selles kohas. Tähetorn seal ei ole, aga kuidas seda nimetatakse, mul ei tule praegu. Tõravere? Ei, Tallinnas? Ei, Tallinnas oli selline ka. Mul on kuskil kirjas. Leinilossis oli tähetorn? No vot seal ta oli kuskil tööl, ma ei tea. Nii, et vanemõde ja mina sündisime Tallinnas. Aga siis 40. aastal vanem vend oli, noh, talu seal oli, suri Pimesoole põletikku. Ja oli ikkagi tähtsam see, et ikka talu oli tähtsam kui seal töö. No siis me kolisime siis maale, Märt Hiiop oli tema. Ja tema oli seal, no mis see on see, mitte Kaitseliit. Kaitseliidu jah, pealik Valgavas oli ja noh, tuli, et noh, ega mina olin siis ikka 40. aastal ma ei olnud, on kodus ka selline pilt, kus on ristsete ja omal ja olime siis koolis, aga vaat kui see oli jälle see majanduskriis, siis enam õpetajana ei tohtinud tulla ja siis nüüd, kui see sõja ajal niimoodi ja ta sai siis Pikassilla kooli õpetajaks. Ja oli, aga tema, siin oli vist küll mingi tamm, aga mind otsis sealt üks muuseumi kaudu, kes seal uurija ja tahtis nagu teada niisugust ja siis ta saatis selle ema kohta kirjutatud artikli, pärast ma võite seal lugeda, et kuidas ühesõnaga, et ta on ainult rikas ja niisugune, et ei ole harjunud tööd tegema, õpetaja kohta oli küll, et teeb ilusti tööd, aga see ideoloogia, ja siis enam ta ei tohtinudki. Ja siis ta, kui sa, ongi siis pidi ikka ise kündma ja ka rasket tööd seal tegema. Aga siis oli nii, et ta sai Ulila lastesõim või mis ta oli seal tööd Tartu juures. Ja nüüd, ta käisid, aga ma arvan, et midagi ikka teadsid ka, sest need sootsid, nende elasid meil oma 3 lapsega. Sellepärast, et neil oli seal Viljandi lähedal talu, aga see talu võeti ära ja ühesõnaga siis neil olid siis põhiliselt siis olid nad meil. Sellepärast, et tädi läks selle kõige viimati sündinud tädi juurde, seal Pikassaare teisel pool. Aga nad vist olid isegi seal, mõned seal metsa seal läinud, et nad midagi seal ka kuulsid ja jäi tädi siis ühesõnaga 5 lapsega. Kõige noorem 4, mina 9 ja siis seal oli siis 12, 15 ja viimane käis siis 11. klassis. Jah, 29, mina olin kergelt vist külmetanud, ma olin nagu voodis, et selline ja hommikul ikka selline kära ja siis need autod, seal automürin on, ja pakkisid ja kui see tädi tütter 15-aastane Aime Soots vetsu tahtis minna, see oli püssimees ka kaasas. Ja siis anti neil alguses, ma ei tea, kas tund aega või palju seal pakkimiseks oli.
aga tegelikult tulid alles nad, midagi oli seal viga, nad meid viidi lõpuks ära kuskil juba hakkas pimenema. Selline sula oli, aga lond oli seal palju. No ja siis nad pakkisid, et et arvasid, et meie jääme seal koju ja et eks see lapsi siis need isikseid seal neid võtab. No ja siis oli niimoodi öeldi, et kui ei tule, kui ei, siis me tõstame madratsiga autosse. No siis tädi ütles niimoodi, see 1888. aastal sündinud tädi, ta oli 3 aastat käinud, siis 3-aastane kohustus oli hariduskohustus, käinud seal tsaari ajal koolis ja siis ütles, et mina lapsi üksinda ei lase ja tuli meiega kaasa. Ja siis aga Tõrvas, tädi tütar käis seal Tõrvas Maiu koolis ja oli tema klassiõde vist kusagilt kuulnud, et oli nii, et kui meie auto seal Tõrvas peatus ja võttis peale neid Tõrva omasid, kes seal oli see, tema üks klassiõde tõi meile pirukaid, soojad kõik olid. Ma ütlen, et see maitse on siiamaani suus, nii head olid. Ja oligi Leida Mölder, tema oli nagu haiglas ja ka 30. sünnipäev ja ta palus ennast koju, et kodus peaks. Tal mees oli ka vangis ja elas siis oma poja ja ämmaga ja tema tõstetigi madratsiga meile autosse. Ja siis viidi meid Geeni. No ja Geenis oli ka tõesti ka seal ootamine. Meie sattusime, siis vagonis oli nii, et seal kõige all oli kus pakid, siis oli seal nagu selle tavaline korrus ja seal kõike seal lae all oli meie siis tähendab tädi ja meie 2 aastat, üks ühel pool, üks selle 5-aastane, teine 9-aastane. Ja need täditütred olid natuke, täditütred ja tädipoeg oli natukene majal. Aga siis ühel oli seal, kes meie kupees oli, kitarr oli kaasas ja kui me lõpuks seal sõitma hakkasime, siis oli igal juhul, nad laulsid kogu aeg neid igasuguseid laule ja vaguni selle saatjana oli üks püssiga mees oli ja tema alati ütles Põstra ja talle pandigi nimi Põstra, Põstra tuleb, aga vetsu ei olnud. Oli üks ämber ja vaguni keskel oli siis kuidas neid öeldi, selle ahi ja korstan seal läks. Jah, buržuika ja buržuika oli. No mõned saatuse kaaslased olid nagu eraldanud selle ühe koha, aga no meil neil ei olnud. Nii et kui sõit sealt Geenist seal algas ja üks tädi seal meenutas, et hakkas nagu sinna põhja poole minema, meie ei sõitnud Narvast või sealt kaudu ja ütles, et no nüüd viiakse, mõtlesin need päris põhja meid ära, aga ei, viidud ja nüüd vahepeal oli siis, kui peatused olid, siis seal olid see kuuma vee koht, aga Kalonka kutsuti, seda võis tasuta vett võtta, see Kieva vett sai sealt niimoodi ja siis oli algul anti natuke midagi need mis see päevalille või selle õliga, eks oli vahest need mingisugused asjad, mõnikord paar korda aga muidugi ise oli ka meil koduleiba, kaasas leib oli eelmine päev seal küpsetatud ja ikka pakki laotu igasuguseid asju. Aga need täditütred, nemad mäletavad, kui see kindralsoots küüditati ja siis seal nagu seal pakiti ja siis, et võeti enamikus ära. Ja nad mõtlesid ka, et niikuinii seal Venemaal võtavad ära, et osa pakke viskasid juba siin kodus minema.
aga noh, kui oli peatus, siis rongi all seal käisime oma asju ajamas ja mõned, aga naised olid nii kanged, läksid, oli ühes kohas, mul on see nii meeles, oli niisugune kõrgem, ta ei olnud mägi üles, nad läksid sinna üles, keerasid tagumikud rongi poole ja siis peksid ja lasid seal, demonstreerisid. Vot see on ka meeles läinud. No siis mõned imikud seal vahepeal surid ja mõni vanainimene seal samas kuskil kohas, kas ta niisuguse sügav seal kraavis või kas nad seal matsid nad maha või ei matnud, seda ka ei tea. Ja kui me seal, no väga tore ja põnev oli minule, kui me seal Uurali tunnelist läbi sõitsime. Ja noh, linnades nad ei peatunud, väikse, isegi täiesti lagedal platsil või niisugune. Kui tihti need peatused olid? Ega see peatus oli nii, et kus ei olnud seal juunat, oli neil signaal antud, et ühesõnaga, et ei saaks põgeneda. No jah. Aga need olid iga päev või päevas mitu korda või kui tihti neid peatusi tehti? No nad tegid võib-olla paar korda, ega eriti ei teinud ja ma mäletan, et üks öösel ma ärkasin üles ja pisi häda oli ja nüüd see soovik, no need, ta oli vist heaks soovik. Ja mõtlesin, nüüd kuidas ma teen, et lapsuke ära häbene. Seal oli all, oli vist, no, seal oli Kivisütt käisime seal toomas ka kuskil nendel, ikka mõned olid niisugused, no väiksemad pead, mitte et linnad, vaat sellised olid. Ja noh, aken sai ka seal lahti olla, seal kõrgel istusime ja juba jõudsime sinna ikka tükk maad ikka seal, ma arvan, kas Omski või Tomski oblastis juba, oota, kumb see ennem oli, kas oli, Tomsk oli pärast Novosibirski, me sõitsime sinna. Ja siis äkki me kuulsime, et autod sõidavad ja niisugune omapärane karjumine, niisugune korjumine, aga see oli laul. See oli laulmine, vaata, nendel on ju see, kui te olete kuulnud, selle, ja selline kurgu põhjast või midagi, selline tuleb. See oli siis esimene. Ja siis me jõudsime sellisesse jaama nagu Katšinjova. Ja seal oli niimoodi, et seal oli nagu see lõpppeatus ja õhtul jõudsime, siis kõik pidi pakkidega välja tulema. Lapsed said jaamahoonesse, no tädid oli seal ka vahepeal. Ja teised pidid öö läbi seal pakkide juures passima, et selle asemel, et lasta neil selle vagunites olla. Ja hommikul hakkas see orjalaat. Kunagi seal nooremas ma ei saanud seda hästi rääkida, siis mul kipus nutt tulema. Ja siis oli tõeline, seal olid kõrval siis ratsapiitsadega ja osa hobustega ja niisugused. Ja siis jaotati ära. No ütleme, meid oli siis nagu 5, no kõige vanem oli ka ikka töötöö ja tädi ja meil õnnestus, me saime sofoosi. Aga vot selleks vahest meelest, me saime teiste ešelonidega ka kokku vahepeal. Seal olid lätlasi ja nendega. Ja me saime veel teise eestlaste ešeloniga, kus oli ka tädilapsed, aga nende isa oli olnud seal, läks metsavend ja siis emale pidi metsatöödel käima ja siis lasti nimelt talle puu peale langeda, et siis tuleb isa välja, isa ei tulnud, need lapsed olid siis ka meie juures veel elasid. Aga kuna oli koolivaheaeg, neil oli oma kodu veel alles ja 3 last siis viidi ka ära, aga nemad sattusid, me nendega siis kohtusime, rääkisime, aga nemad sattusid kolhoosi ja nemad olid küll näljas, isegi meie saatsime pakke. No ja siis hakkas jagamine, kui oli ära jagatud, siis oli saan, seal oli kasvula, lumi oli vesi ja siis pakid sai selle ree peale pandud ja siis sõitsime, no lapsed said sinna, meie saime saani peale, aga noh, tädi ka seal vahepeal hüppas saani peale, aga siis sai selle veomeelt sõimata ikka veel. Ja me kohe ei saanud
kohale, siis ööbisime ühes majas, no ja sealt muidugi varastati veel üks kohver või pakk ära, noh, mis neil oli. No, paks lumi oli siis veel maas seal? Ta oli ka sula, vahest sõitsime seal kohe läbi vee niisugune. Ja siis oli meil rajooni keskus oli, see oli Novosibirski oblast, Katšineovast siis sõitsime, selle rajooni keskus oli meil Ardõnsk osa. Ja siis neid osa ja meid siis viidi, selle aadress oli Sofoos, Mol Sofoos, siis ta piimakasvanduses oli, jah, Mol Sofoos. Mol kui Moloko siis? Jah, Mol Sofoos 212 ja Ferma number 2. Farmi, noh, see osakond oli neil Ferma. Ja oli kokku 4 farmi ja selle Sofoosi keskuse, temal oli ka nimi Petrovsk ja meid pandi siis kultuurimajja või noh, rahvamajja, kultuurimajja siis ja rahvamajja, need oli seal ka lava ka, aga seal oli minuga koos valliprofessorova, endsin laulja Ojavere, Valli Ojavere, Valentina professorova. Ja tema isa oli vangis, aga ema oli siis, noh, kas ta nüüd ametlikult oli abielus, oli, noh, Koobak oli nimi. Ja oli siis sellega abielus ja noh, ta oli, noh, olid meil veel Laidmad, olid seal see lõike ja kes sinna teise farmi sattusid osad ja nemad tegid kontserdi, seal oli rahva, seal vaatas, laulsid, no, kitarr oli olemas ja Valli, tema oli Valgast. Tema oli õppinud akrobaatikat. Ta tegi nii, ikka tõstis see jala sirgelt üles ja igasuguseid neid painutusi, nii et see rahvas vist ei olnud näinudki, et need on niisugused meeles. No nüüd me soovikuid jäid sinna Sofoosi keskusse, sinna mustad olid seal, must ja laks, need olid seal niimoodi, laks oli ja ka õde oli abielus mustaga, need olid ka siis seal. No ja siis meid ja Mölder Leida ja tema siis ämm ja Ants ja siis seal olid veel lodid ja kuksid olid seal Tammsalust ja noh, Laidved, kes me sattusime siis nõnda nimetatud meie teise farmi, me ei teadnud. Päris suur Eesti kogukond oli teil seal siis? Ei, meid oli võib-olla, no ma mõtlen, no 5 peret oli kindlasti, 2 oli, võib-olla oli isegi 6. Nii et mina olin nagu siin teises klassis õppinud, siis üks ja Lodieha oli 3. klassis tuli ja Kuksvi, Vaike ja Laidve, Heike ja Silvi, no ta Silvi oli juba vanem, teda enam, no meil oli algkool seal. Ja siis need olid, aga need teised sootsid, nende kindral selle venna, nemad läksid selle viimase ešeloniga. Need siis juhatas talle ka seal kätte. Ja nemad sattusid Irkutski oblastisse. Ja kui me läks, aga siis kevadel olid, meid pandi Sofoosi selle kontori seal kõrval üks ruum oli, tuba ja köök. Ja siis noh, olime seal, meie seal 2 või 3 olime seal, jah, me olime kõik ikka sinna ära jaotatud ja siis käis siis see jagamine veel, kuhu osa said sinna lõppu. Nii et meil väga palju ei olnud. Ja kevadel, noh, koolimaja oli täitsa kõrval, algkool. Ja siis oli niimoodi, et lapsed kutsusid meid mängima, kuigi me ei osanud. Kuigi ma omas meeles mõtlesin, et ma olen nii tark ja mõtlesin, miks ma midagi aru ei saa sellest. No ja siis sai niimoodi sügisel, noh,
kooli mindud. Aga need kohalikud lapsed võtsid teid siis omaks, et teid ei sõimatud fašistideks? Vaata, mul on tolle esimene luuletus ka meeles, mis me verные люди, мы родину любим, и жизнь мы готовы отдать за нее, за небо высоко, за море широко. Ja siis nad poisikesed seal ütlesid, nii nagu, et me verные lutime, rotino lupime. Ja siis nad niimoodi, et estonka, pistonka. Meile ei öeldud fašist midagi, me olime estonka, pistonka niisugune. Ja senikaua, mis ma seal oskasin, ega ma seal suurt arvanud, et vaatan, et valkvoojat ja lisa ja mis need sõnad ja zaitšik, nii palju, kui sa seal tegid. Ja oma nime oskasin ja tähti oskasin ka kirjutada. Ja kui sügisel siis anti üks õpik 4 meie peale, eks ole, mina, siis kes seal varmis kõik elasime ja senikaua, kui need sootsid olid seal meie juures, siis tema seal tõlkis ja istusime seal ka ühes pingis ja kahes, ei mingit järeleaitamist või midagi, siis nemad ka seal tõlkisid, aga sootsid said, ma ei mäleta, kas ma juba rääkisin sellest, et nemad said oktoobris oma vanemate juurde Irkutskisse, tahtsid meid ka võtta, aga teine perekond või teine perekonna nimi, et ei saa. Ja nii, et tädi jäi siis 2 lapsega, 9-aastase ja 5-aastasega. Ja tema sai siis tööle, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, vaat siis aeti piima sellest, vene keeles on ta separaat, sellest niimoodi vändata ja sellega läbi ja siis oli lõss ja nagu sai lõssi ka. Ja ega siis tädi oskas ikka teha ta, vaat seal kudus kintaid oli nii palju, kui meil seal, nad ise väga vähvad olid pitsikudujad. Aga lambad olid nagu eri värvi, need suurt, lambakõri oli ka päris suur ja meil oli hobused ja härjad ja siis need olid igase suurte sarvedega nagu siin. Aga see on ka kolme meeles, et kui alguses nad tööle pidid minema, me olime siis seal kodus veel ja kutsuti neid, et tulge seal laadige ja vene keeles siis avsa. Ja nemad mõtlesid, täditütrel oli sõnastik kaasas ja et peavad lambaid kuskile, aga avsa on kaera, on kaer, see oli, eks ole, käändas. Ja siis, et ei olnud neil mingisuguseid lambaid seal vaja karjatada, nad olid lihtsalt sellega, nii et niisugused, mis ei sobi, pärast ma ütlen, öelda, kuidas nad haiglasse läksid, et nüüd vene keeles ta tuleb rumalasti välja. Aga teil tekkis seal siis komme neid laule üles kirjutada? Jaa, nendel olid osadel oma laulikud kaasas ja siis ma kirjutasin seal ülesse. Tahate siit mõnda praegu võib-olla lugeda ette? Jaa. Et need olid, see on 51, et ikkagi siis need laulud, mis olid ja kodus juba õpitud. Ma siit kirjutasin need siia, siit laulikust kirjutasin nad siia kokku, aga üks laul ei ole see, kus see Siberi sõit Nikole, kus see on mul kuskile seal kirjutatud. Siberi sõit. Ja muidu teised olid näiteks, et see Siberi sõit Nikole nii hirmus, veel hirmsam kui tormine öö. Mida väikesed lapsed ja surevad, raugad surmateed peavad algama kõik. Rong ootas seal jaamas nii kaua, kuni algas see Siberi sõit ja autode kolonnid poristel kevade teedel uusi ohvreid meil kaaslasteks tõid. See pisar, mis selge on meie silmis, seda salli või jultunud silm. Meenutame tasakesi vaiksel öötunnil, kus säramas tähed ja kuu. Need tähed, mis säravad kõrgel taevas, need Eestimaal säravad ka. Nad tervitusi viivad ja vastuseid toovad, neid vaadates ülendame end.
vaat nii. Aga siis Unemati viisil, teate seda viisi? Kas siis lugudel olidki alati nagu öeldud? Aga siit on, näete, mul meelest ära läinud. Aha. Mul on siin, esimene on meeles. Hääl on nii kinni, et ei saa. Kui meid Eestist viidi Siberi vangi tappiga, aeti meid siis loomavaguni püssimeestega. Homseks jäi siis hinge, puudus vagunis väljakäik, pääsemist ei olnud lootagi, algas hirmus sõit. Aga nüüd teisest salmist on ainult 2 rida meelest. Nüüd siin kaugel Siberis, nälginud Venemaal ja rohkem ei ole. Aga 3. salm on meelest. Pühapäeva siin ei tuntagi, alati teed tööd, vara tööle, hilja voodisse, justkui sunnitöö. Ja kui tahad puhata, pead end haigeks tegema, brigadiir siis vihas sinine, karjub kõigest jõust. No hakkasid nad joppajumad või härjad juba maas, karjub hirmus hääl, nüüd 2 rida on meelest läinud. Ükskord tuleb atompomm, kodumaale viib meid rong, ei siis enam meie vaenlane nagu näitagi. Ja siis ühest teisest laulmust on mul 2 salmi meelest, et seal on must mulg ja me olime seal metsastepp, seal oli lehtpuude mets. Et kui akrobaat erialalt pole, sa just siis tänaval käia pole, kuigi lust, oh sa poiss ja seda sa ei tea, et sõnniku unikud on siin üle pea, ma muidu laulan kõrgemalt. Et vastu tulev inimene hirmutab sind kraavi, sest seljas on seal puutapaar, lagunenud tavaari, oh sa poiss ja seda sa ei tea, et mõnel pool riides nõnda käiakse ka, no Eestis oli see laul, et läksin mina läbi küla tänava, neiu tuli vastu ja avas mulle värama, oh sa poiss ja seda sa ei tea, kuidas sinu õnn või võitsid. Ja, aga siis siin Eestis seal lauldi veel ka, et vanasti olid poodides sametid ja siidid, nüüd pole muud kui päästjate pildid. Aga kuidas need laulud seal sündisid, et need olidki aga siis need olid noorte meeste tehtud, neid oli veel paar sellist laulu. Aga kas keegi siis omadest kaebas, aga nad läksid vangi. Need olid Artanski see rajooni keskuse omad. Aga nad ikkagi levisid suust suhu, nii et teised inimesed siis kirjutasid endale üles. Ja... noh, siin on, mis mul siin ees, aga seda on ka kirjutatud, et Eestimaal, noh kui Kungla rahvas, Kuldsale on, ma loen ainult need sõnad, et kui Eesti rahvas vanal ajal sõi saia sealiha, siis Kremlis vanal Stalinil seal tõusis saagiiha, tuli aga Eestit röövima oma punaväega 2 korda seda korda. Siis kõlas Internatsionaal, nad muud ei mõistnud teha ja eluaegseid vangisid sai Eesti rahvas näha. Jälle see tuli aga. Kui Toompeal Päts ja Laidonar, need löödi troonid maha ja kommuniste nälgid näod, need asusid seal pukki. Ja lõpp on, et ruum ole täitse vunts, näita, mis on sõjakunst. Ja teine sama viisi peal on, et kui Eesti rahvas Vene ajal läks sööklasse kord sööma, siis oma püksirihmale pidi augu juurde lööma. Rihm oli riidest nagunii auke täis kuni pandlani. Siis saivad lind ja lehepuu ja loomad normitoitu, siis laulis mets ja meresuu ja rahvas lõikas puitu. Ja ma laulan Mättal mäe peal, mul kõri üsna joones, seal pillil ikka võimas seal, kes seest on üsna õõnes. Ma ei tea, miks mul kes on. No selline siin osaluuletus on ka, et kuhu kord viivad tundmatu teed, kuhu kõik kadusid lootused, need võõrsile kallid vennad jõed palvel, kus kokku lähevad käed. Ja siis teid ristiteel Jumal varjaku veel. No seda võib-olla on parem lugeda ise nendel siin.
aga teil olid seal ka mõned venekeelsed luuletused, et mingi aeg te pidite või kuidas see... Oi, mul on vene keele laulikuid on ka seal, ma võtsin täna eesti keelseid. Siin on jah, see oli päris, aga üldiselt noh, ma lõpetan enne selle eelmise loo ära, et sügisel seal läksime siis kooli ja meid pandi talveks, vaat seal ei olnud see soojustatud, see kontori kõrval selline ruum, ühte perekonda kööki, neil oli ka seal, vanausulised olid. Nurgas oli siis vasikas ja vene ahju all olid siis kanad. Ja meil oli seal köögis siis seal niisugune koiku või kus me siis tädi oli siis 2 lapsega, vend oli just vend pandi siis keskele ja me olime seal kõrval, aga tema ütles, et mulla on pala, viskas need ära, tegid vani peale. No tegelikult, kui nad seal vene ahju süüa tegid, siis oli ikka kangesti tuli, noh ikka näljas olid ka nii palju, kui tädi jättis enne ise söömata ja nad tegid kartulist neid pannkooke ja niisugune. Ja ma olen vene ahju siis saunas seal käinud, kui jahtus ära, siis mahtus täiesti ilusti sinna ahju ja siis sai ennast pestud seal. Ja siis ahju pealne igavene suur ja no, see naine sõimas, aga tegelikult ta oli, et ma seal ikka mõne pannkoogi ikka näppasin. Ja, aga siis oli tegelikult oma tütar sõi seal pannkooke, siis ta hakkas minuga seal sõimama, aga tütar tuli välja, et mis sa karjud, et mina võtsin need pannkookid. Aga no kuna ma olen seal, noh, Anne on vene keeles Anna-Le ja siis nad mind ikka kutsusid, tema kutsus Anka, siis Anjuta, Njura ja mis mul kutsuti ja siis ma jäin seal haigeks. Ja olin seal köögis ja klassijuhataja, ta nimi oli Tiina Iljenitsna Sušantsova ja tema tuli mind vaatama kooli. On nüüd liitklassid 1., 3. ja 2., 4. koos. Ja mina ütlen tõdile, et ma ei taha kooli minna, tema ütles, et ei saa, haridust ikka peab võtma. Ja siis, kui ma läksin seal kooli, klassi, äkki ma sain vene keelest aru. Ega ma ei õppinud seal midagi, et neid sõnu seal pähe. See ikka hakkab külge. No ja siis 2. klassis, no seal ikka kaklused olid ka algusel, aga nad olid ikka väikest kasvu, sest ma olin võimlemine või niisugune, ma olin ikka seal kas 2., 3. või 1. Kui Eestisse tulin, olin tagant 2., 3. selline ja tulid ikka kaklema küll, aga jõudu seal rohkem ja siis sai sinna. Aga teate, see riietus oli küll niisugune naljakas, noh, niisugused vatjohkad, aga olid neil kleedid, mitte püksid, seal olid niisugused. Ja need olid kleedi alt paistis välja, need, mäletate, need sinised ja rohelised kummikavad, need olid all ja siis sinna oli põhku sinna alla seal pandud. Minul oli, ma ei mäleta, kuidas seda kutsuti, kus olid pikapüksid ja niisugune vastav oli selline ülemine ka. No sellega ei augutest seda ei saanud. No ma proovin, mul olid ka siis, panin ikka kleedid või selgu selga. Aga mul ei olnud niisugused pükse, kiskusin, aga tahtisid ära, et ei tulnud need ära. Ja noh, nad ostsid, me müüsime algusel ka, olid need öösärgid ja need olid tehtud ju, mul on kodus veel alleski üks selle tädi seal tehtud, pitsiline kõik niisugused ja kombineed ja noh, paremaid need ilusamaid asju sai neil müütud ja mõne asja ta siis sai lihtsalt ämbritäie kartulite ees. Ja kui ema sai teada, kus me oleme
ja siis ta kirjutas, et nad kas tulen teile järele. Tädi siis ütles, et kuule, kirjuta emale, et ärgu tulgu, saatku parem raha ja asju. No nii, et siis ta saatis lõngasid ja minule raamatuid ja Elisabeth Aspe kasutütar on mul kõik sealt ja Väike prints ja need seal loetud ja siis, kui ma kirjutasin seal, ta kirjutas alati tagasi, et mis vea ma tegin, et mis need seal olid kõik. Ema oli siis Eestis? Ema jäi Eestis, jah, ema oli Eestis. No ta oli seal kaugemal seal ja siis, no ma arvan, et nad vahepeal vist varjasid ka ennast kusagil ja sellest oli ka suur abi. Ja vaat see esimene talv oli veel seal nii palju, et tädi pani mind, andis ühtesse peresse lapsehoidjaks. Ma ei olnud kogu aeg seal, ma olin seal ja seal sain ma piima ja siis ta sai selle väike vennaga ikka paremini nii hakkama. Nii et ma olin seal siis ja ka päriselt. Kuidas see tagasitulek oli, kuidas te mäletate seda 54. aastal? See oli kohe pärast Stalini surma? No see Stalini surm on, seda ma päevikus ei kirjutanud, seal ma olen ka, et iga asja ei saa kirjutada. Stalini surm 54. ma olin 6. klassis, 7. klassil oli see häälekavand, niisugune. No ja siis tulid nad ükskord meile ütlema, et ta on väga haige. Ja siis mõni päev hiljem siis igavene ulgumine tuli. No ja siis tuligi siis ütlema, et need Stalin on surnud ja meil tõusis ka niisugune ulgamine. Ma olin eestlaste pool korteris, 5. ja 6. klass oli 12 kilomeetrit kõndida, aga see teate, kambas minemine isegi sai 1,5 tunniga ära, aga muidu jah, ma olin siis nende mustade lakside juures korteris. No ja lasti siis, et koju, et me pärast tuleksime kooli seal Leina linte ümber panema. No klassis oli seal 4 vormi oli, et oli mitmes neil koos, pilt, ma ei tea, kas te olite seal pilt, eestlased, neid oli kas 4 või 5 tükki seal. Ja meie lähme siis, Mare oli ka seal minust, noorem seal, Mare. Läheme koju ja nendel oli vanaema kodus sees, et olid siis ema ja onu olid tal siis tööl. Meie läheme sinna välja, tuleb niimoodi jälle vanaema ütleb, et no mis hulluks olete läinud, mis teil on? Me ütleme, Stalin suri. Õhtul siis läksime siis neid musti linte ümber panema. Ja see Volga sakslastest oli ka Erik Undrau. Ja üks kaebab kohe, et näed, et naeravad, mis sa valetad. Aga üks asi mul läks selle Vali professora kohta ütlemata, et talvel see võõras sisa tahtis teda saata piima tooma, aga suur lumi ja tuisk oli ka ja ema ei lasknud, läks ise ja ta jäi kadunuks. Ja siis mõeldi, et nüüd on ta Eestimaale põgenenud, käisid kõik seal uurimas ja no ja siis kevadel leiti ta külmumana ära. No ja eks mina siis kirjutasin, käisin 6. klassis ka, seal kõik, mis seal juhtus ja panin lõppu Prokljati Stalin. Aga ma juba mõtlesid vene keeles ja juba hakkasid kirjutama ka vene keeles, kuigi ise rääkisime eesti keeles. Ja siis direktor kutsus mind seal välja, aga siis ta küsis, et kes teil rääkis nii, aga ma olin metsik lukk, mul oli kõik need raamatud seal põhiliselt läbi loetud. Üks see ukrainlane, seal oli ukrainlane ka, oli raamatukogu juhataja ja tema poeg oli ka minu klassis, ütles, et Anjutale annad, aga minule ei anna, nüüd täiskasvanute loomaga. Ja direktor küsis ja mina ütlesin talle, et ma lugesin seda, et sellel olid seal fašistid olid ja seal oli kirjutatud Prokljati Stalini, ma kirjutasin ka, ei tehtud mulle midagi. Aga muidu 12-aastaselt juba viidi vangi, oleks niimoodi, aga see viimane oli ka.
no ja siis Valli üks sugulane, tal oli Tõnskis seal ja läks siis rajoonikeskusi, tema isa sai ka pärast Stalini surma kohe vabaks ja oli ka seal Tõnskis rajoonikeskuses ja aga tal oli juba uus vene naine ka ja Vali oli seal ja kus seal siis läksime, oli vaja neid tõendeid, spravkasid seal ja neid dokumente. Ja siis läksime need noored ikka, mõtlesime, et auto tuleb vast, saame selle, kus ma esimeses farmis, et kooli läksin sinna, kõndisime siis sinna jalgsi ja aga ei olnud ühtegi autot, siis läksime, hakkasime 25 kilomeetrit oli sealt Tõnskisse ja kõndisime selle jala ära, jalgsi ära. Ja siis noh, vot ma ei mäleta, kuidas ma teadvustasin, kas ma kirjutasin kirja, et me tuleme vaevalt, et ma seal talle telegrammi saatsin. Ja ma olin enne ka seal käinud siis selle Antsuga, kellega me ka koju tulime, temal oli ka seal sugulased. Ja seal oli, teate, esimest korda nägin, meil ei olnud jõulu- või nääripuud, seal toodi mänd ja seal oli siis see männimets, Sosnovi bor kutsuti teda. Minu meelest oli nii ilus, ma ei olnud näinud orhideed, missugused seal olid. Need olid lillakad niisugused ja nende nimi oli käopisarad kuskil üljeski. No ja siis me olin seal, mina olin seal ööd ja siis see komandant või sinna läksin, siis mul oli Eesti sünnitunnistus ka seal kaasas. No me seal, või see oli hiljem, no vaata, ma olen tegelikult 39. aasta 24. oktoobril sündinud, aga no ja siis oligi niimoodi, et vaat ma olen alguse aega siis tükk aega noorem, nagu selle läheb eelmisse aastasse ja algusel ma mõtlesin ka 1940 on. Ja veel ütlen ühe asja, et vihikule kirjutasin ilusti Anne-Els Hiiop ja õpetaja kirjutas Elles Anna ja siis ütleb, et aga paapuskal on Hiiop nimi ja sinul on selline. Ma ütlesin, et minul on ka Hiiop, aga see, et mul on teine nimi. No siis ma sain ikka Hiiopiks tagasi selline. No sealt saime siis need dokumendid ja tagasi saime siis juhusliku autoga. Niimoodi tuli. Ja siis mul seal päevikus seal lõpus on ka, et on esimene, siis ma käisin seal koolis ka võtsin siis välja need, mis mul seal kõik on, päevik on seal all. Ja siis sain kõik need dokumendid niisugused, et seal õpetajad. Et sai siis Eestisse kaasa võetud. Kas neid küsiti ka Eestis kuskil koolis näha? No aga muidugi küsiti ja vagonis ju ei saanud ka muidu. Ja siis me sõitsime siis need pakid, seal kasvasid moolukad, nagu need suuremad marjad ja meie metsades olid mustsõstrad ja nii, et see oli mul moosi teate, selle 2-liitrine kilo mannergu täis oli siis moosi, ja siis oli ikka seal leiba ka ja võtsin ikka seal mõned oma, ikka need laulikud ja see raamat oli ikka kaasas. Ja vennale ka ja Katšinovast on 60 kilomeetrit Novosibirskini ja sealt siis sõitsime Novosibirski rongiga ja seal piletid ostsime, aga me ei saanud, seal oli nii suur järjekord, nii et ühesõnaga, et kas me olime siis 2 või 3 päeva, mis me seal oli. Aga seal oli, ooteruumid olid nii, et oli sõjaväelaste ja tavainimeste
ja tädi ja need miilitsad panid meid sinna sõjaväelaste oma ja tädi õmbles kodus niisugune, no iga suvi ma käisin tööl ju, niisugune tõusust päikseloojanguni. Alates juba alguses oli nagu, teate, kuidas kartulit pandi või? Auk ja sealt lapsed me panime, viskasime sisse ridad. Ma panen praegugi oma aiamal niimoodi need kartuleid ja siis noh, seal oligi nii, et selle nööriga, et see on kaelas, et raha, noh, teatud väikse osa on, ma ei tea, kas mul oli siis mingi rahakott või enam ei mäleta ja ütles, et ainult WC-s võtad seda raha välja ja oligi nii, et selles need kõrval me kuulsime, kuidas nad ulgusid ja jälle oli kohver ja neid ära võetud, need asju. Aga noh, oma raha ja neid kotte pidi ka vaatama. Noh, Rein oli siis 10-aastane ja Möldrians oli 12-aastane ja mina olin pealik ja nemad tukkusid seal ja mina siis, aga sõdurid tulid, ma ei tea, kes nad olid, need sõjaväelased tulid minuga seal rääkima ka veel. Ja siis nad vaatasid, et juba teine seal öö, et no Anne, magasin, aga me valvame. No, vaatan natuke, 2 juhuks kontrollin, poisid juba magavad. No siis ei olnud ikka seal midagi ja ajasime seal juttu ja kui me siis lõpuks selle, noh, saatsin telegrammi ka, et ma nüüd sõidan ja ma ei tea, kas ma teadsin siis nii, Moskvast saatsin uue telegrammi. Mul oli onu ja onunaine, see oli ühtasi mu ristijamaa ka seal, et nemad tulevad rongi vastu. Ja kui ma sinna vagunisse saatsin, siis meil oli ikka kupee ilusasti seal all ja noh, pakiteru, aga seal kõige kõrgema, siis ma ronisin sinna kõige kõrgemale, siis jäi magasin küll nii tugevasti seal. Ja siis jälle oli niimoodi, et need vagonis olid ka moldaavlased ja no küsisid ikka jälle, noh, ma jälle seletan, et ma ema juurde sõidan ja noh, niisugune kõik. Eks mul ikka jutu mulle ikka käis ja siis nendel oli kaasas viinamarja, ma polnud elus näinud viinamarja, nii et sinna siis ühesõnaga sai seal söödud ja nende suurtest linnadest seal Omskis ja mul on seal isegi kirjutatud, kus jaamades ma see Kaasanist sõitsime, aga öösel läbi ja seal vagonis olid ka, seal osa oli sõjalised ja mul on seal isegi kirjutatud, kes seal olid, kes seal naine ja mees ja siis aga üks sõdur ütles mulle nii, tead, sa oled siin juba Venemaa selles, noh, Siberiga harjunud ja keel on sul suus, no ma ilma aktsendita rääkisin ja siis, et sa sõidad niikuinii tuled varsti tagasi ja et ilma asjata muidu sõitsid ja mul on seal kirjutatud, et kuidas ta aru ei saa, et kodumaa on ju kõige tähtsam ja niisuguseid asju. Niisugused, aga selle rongisõidul, see päevikul oli mul ühel kohvris seal, aga need olid kogemata mul sinna teise juurde jäänud, need paar lehte. Ja see pööningutsel keegi ei oleks öeldud ka ja läks kõigega vist minema, ma pean veel kontrollima. Et ei ole alles enam midagi? Jah, on kadunud ja see päeviku osa, mis ma siin ma olin seal, eks ole, 6. aga ma läksin kohe 7. klassi siit, mitte järgmine. Ja siis oli niimoodi, et terve kupee saatis meid Kaasani Vaksalist. Ma ei mäleta, kas see oli Leningradi Vaksalis või oli see, ma arvan ikka, noh, üks Vaksal oli veel. Ja sealt ma ostsin, no minul ei olnud vaja, mina ainult komposteerisin, aga Tants ostis ainult sinna Moskvani pidi uuesti siis seal uue pileti ostma, minul ei olnud seda. No ja siis oli nagu tavaline rong ja kui siis Tallinnasse jõudsime, oli minu ristemas ehk onunaine
kohal ja vaatas, mina olen nagu ema moodi ja vend nagu isa moodi ja ta ütles ka, no Hella ja Peeter tulevad. Nii et sellega. No esimene asi viidi sauna seal kohe ja siis seal puhtaks ja siis muidugi seal toiteti ja siis viidi, me vaatasime selle multika filmi saime ka vaatada, siis eks nad siis jälle ühisel telefonid, ema nüüd oli Avinurmes, ta oli nagu koloosikontori koristaja, aga ta oli kirikus, oli ta siis organist ja tal oli koor ka. Nii et üks koorilaulja, Avinurmes sõitsime Sondani ja seal oli siis, pidime ümber istuma siis selle Sonda Musta kitsarööpmisena ja see oli meil Sondas seal vastas. Mina ei tea, kuidas ta ära tuli, me seal ikka olime ja tema söötis meil veel kõhud täis ja siis saatis rongile ja eks ta oli siis jälle emale seal kuidagi, seal üks telefon kindlasti sofoosi seal. Ma mäletan ka, et käisime seal helistamas kuskil, kus kohal oli telefon. Et seal oli. Ja nii, et kui ma Avinurmes seal maatunin, ema oli siis seal vastas, nii et 5,5 aastat ei olnud me siin läinud. Ja 14. septembril jõudsin koju. Eks ta oli siin ikka valmistanud ette ka ja 16. läksin kooli, siis läksime. Ja siis oli niimoodi, nad väga hästi võeti vastu, niimoodi. Esimene etteütlus on mul ka meeles, et kohe oli esimese päeval etteütlus ja see viga oli mul männi ja kuuseoksad. Ma kirjutasin lahku, aga oleks pidanud sidekriipsuga ja kokku pannud. Mul on see täiesti esimene etteütlus seal veeles. No ja siis oli veel niisugune lugu, matemaatikatund ja matemaatikaõpetaja hakkab minule eraldi vene keeles rääkima. Nad teadsid seal, et kes. Me elasime Avinurmes ka koloosikontori kõrval olid nad tuba ja seal üleval ja mõned korterid olid seal ka ja siis mulle ütlesin lihtsalt, et palun selgitage eesti keele, siis ma saan paremini aru. Pärast nad rääkisid, et ta läks ka hiljem sõjaväkke, et oleks ma seda teadnud oma puu vene keelega ja niimoodi me seal, need õpikud olid samad, sest mul oli, kõik ei olnud, aga need mõtlesin, et kui ma aru ei saa, et siis seal oli üks, oli see 7. klassi konstitutsiooni või miskil. Aga seal oli niimoodi, et pioneeritõotuse kirjutasime ja pidulik koondus olema ja ma tahtsin pioneeriks saada. Ideeline kasvatus oli ikka väga suur, siis ma mäletan ühte filmi need tädid ja need ütlesid, et käisid vaatamas, see päeviku osa on kadunud. Ma olin siis päevikusse kirjutanud, mida nad räägivad, kui nad midagi ei tea. Umbes mina olin see targem seal. Ja siis seal ei olnud probleeme nendega, sest ma olin ikka isegi ma teki jalgi, kui ei tohtinud, aga taskulambiga lugesin. Eesti keeles siis ikka lugesite? Mul oli ükskõik, kas eesti või vene sellega. Aga siis oli niimoodi, et mul nagu see läks, ma olin nii palju lugenud ja nii, et ma lõpetasin kiitusega selle. Ja siis sai Mustveesse minna, seal oli kui otsemine oli seal 15, kui siis mööda maanteed minna, siis oli üle 20. Seal oli ka mõni seal saatuse kaaslane ja seal oli meil Peipsi järv oli üle tee. Me käisime seal pesemas ka veel. Aga vene teine, ma olin muidu esimeses keskkoolis, vene seal teine keskkool oli seal kõrval.
ja siis no eks seal olid ikka neid kismasid ka seal Vene ja Eesti oma nendel, nii et vahepeal meil poiste vahel, nii et meil käis õpetaja vahel veel saatmas. Aga siis selle, noh, ühesõnaga kõrval see Vene raamatukogu ja seal olid, no selle Shakespeare'i lugesin seal vana vene keele tähestikus ja need kõik. No ja niimoodi see, noh, see ei olnud, noh, ikka 4-5 olid. Aga mis lugu teil sellega oli, et tahtsite hiljem minna õppima saksa keelt, aga siis õpetaja ei lubanud? Ja see oli ülikoolis ka õppejõud, Praudina Antidia Aleksandrovna. Aga minu arust üks seik veel geograafias kästi mul näidata Teramägesid. Sinna vaatan, ei olegi kuskil. Ja siis ma ütlesin, et üks tuli näitama, et no need on Spitsbergeni, neid ma tean küll. Aga see oli niimoodi, et Pedas oli jah, see tema õppejõud ja ta oli siis selles ülikoolis oli ta vastuvõtukomisjonis ja tema jah, tõmbas puruks, et mis sa teed. Ja siis sellega oli siis niimoodi, et ma õppisin vene keelt, aga see Halliste kool oli nii, et lapsed tahtsid ka mul mõned konspekte ümber kirjutada, nad olid nii abivalmis, kõiki õpetajad ja seal sain ma ainult 3 aastat olla sellepärast, et ta nagu algklassid, seal ma andsin saksa keelt ka nendega, sealt oli hästi niisugune tore õpetaja, kus et kui nurka pani, siis vaatas natuke, et õpilasele tooli, et istuks seal. Ja siis oli niimoodi, et ma selle lõpetasin selle ära, kaugõppes on see natuke kauem, siis me isegi Leningradis pidin käima neid õpikuid seal võsta ja siis, aga ma olin siis tõesti, et läksin uuesti saksa keelt siis õppima ja ma lõpetasin 96. aastal siis lõpetasin saksa keele, ma sain Saksamaal praktikal ka käia. Nii et selles mõttes oli. Nii et minu, siis olid juba 12. klassid, minu lastel oli 2 päeva varem lõpuaktus ja minul oli siis Tartusse sõita 2 päeva hiljem lõpuaktus. Ja siis te töötasite veel saksa keele õpetajana? Ja siis ja viimased. Ja noh, ja kui mul juba panin seal, noh, mul on algklasside õpetaja esimesed, eks ole, siis ja siis, kui ma juba lõpetasin, siis osalise koormusega ma olin ka veel ja pärast kutsuti veel, kui õppealajuhataja teadis, mul on see algklasside haridus ka, siis ma olin päris kaua aega seal kas ühes või teises seal algklassi nende tunde andsin ka. No ja mäletan, et matemaatikas ülesannet oli seal, et noh, mitu pange seal vett või midagi. Äkki mul tuli meelde, et kas nad teavad, mis pang on, küsin, muidugi teadnud, ämber. Noh, minul oli ta mõlemad keeled. Noh, seal Peipsi ääres on selle õ-tähti seal ja iga pool, noh, ema juba rääkis seda lugu, et kus sinna sai Sometule või õpetaja sinna minna ja siis seal õõtad, et noh, et kas on ilus koht ja kena kõht ja raasike mõtsaga pääl. Seal oli niimoodi Johan Liivi kohalt ja need olid umbes sellised. No ja ma lugesin neid raamatust nüüd Setuumuretes ja nendega ka siis vahel. Ükskord ma pidin mingi seal võõrkeele seal tundin. No ma ütlesin, et ma ei oska ju nende inglise keelt üldse. Noh, mõned sõnad, mis on saksa keelega sarnane. No eks ma siis lugesin neile, et mõned niisugused, et kui väljendime oli üks mees, ma mõnu tulin, naksime ju trotsme, tahtuskot pidi otsma, see mees vist röövle oli. Või nii. Ja siis noh, need pooleldi saksa keeles ka, et aines taagest tahtsin minna Ahtistrasse kõndima, aga kui sain uksest välja, kamdi mutterluu, aga pärast hiljem mul kõige viletsamad õpilased lugesid. Ja see üks tore lugu on, ma ütlesin, et kui spikerdad, siis ei tohi vanapagan ka näha, aga kui vahele jääd, siis on üks.
no ja nüüd aastaid hiljem, võib-olla 3 või 4 aastat tagasi, siis tuleb üks poiss mul seal Krossi poe seal juures seal õpetaja, et ma sain ühe selle, aga mul on nüüd peas. Ja luges mulle jälle, aga vene keele need poemid ja need on mul siiani peas, aga sealt ma 2 viimast salmi küll ei mäletanud. No nad kirjutasid selle sõprastega ka. No ja nii ta siis. Ja nüüd kutsuti isegi ukrainlasi seal, kui nad tulid õpetama, nii et aga nad läksid juba jaanuaris ära nagu siis oli. Kaua te töötasite siis õpetajana, millal te lõpetasite? No 61. alustasin, no üle 50, kas 55 või midagi nii. Ma pean kodus täpselt vaatama, et millal ma ametlikult pensionile läksin. Ma arvan, et aga siis pensionile läksin need ametlikud, aga siis ma olin veel osalise koormusega. No ma ei tea kuskil. Ja kõige hullem lugu, vaata, kui see meie uus Eestimaa valitsus tuli ja siis õpetaja palk ei olnud see nii, et pensioni see aasta saad. Ja Ligi just ütles, et et haridus on väike kurivam, mul 3 diplomit ja ei saa sellega, nii et osa aastaid ei läinud siis täie juurde. Liiga palju oli aastaid? Ja no ikka väike, no palk ei olnud see. Ma ei tea, kas ta oli mitte korooniga, ta läks see pensionile. Nii et selline, jah. No, see ei ole nüüd nõukogude ajal, aga see on sõjalaul. Kaugel võõrsil vaenuväljal Augustova metsa all näha lihtne hauaküngas, haual lihtne valgerist. Sinna ühisesse hauda maetud mitu sõjameest, mitu vaprat Eesti venda puhkavad seal igavest. Ei neid haudu ehi lilled, pole näha parga ka, pole nutnud keegi pisar nende viluhauassa. Ainus ehe hauakünkal, väike valge lihtne rist, mälestuseks seltsimeestelt haualt ta on pantud vist. Kallid vaprad sõjamehed, kes te hauas hingate, kes te kaugel võõraväljal külma haudu leiate. Kallid vaprad Eesti vennad, rahus hauas hingate, teie surma seltsimehed kätte maksnud vaenlasel. Teie vaprad teate aga mälestuseks seisavad põlvest põlve teie nimed kustumata elavad.